arvan, et tegelikult selliseid aktsioone oleks mõistlik korraldada tihemini, et mitte ainult kord 100 aasta jooksul. Aga ma saan aru ka sellest, et tegelikult linnas on üha raskem leida neid kohti, kuhu üldse saaks puid istutada, sest et linnakeskkond on üha tihedam ja tihedam. Ja see esitab meile aina uusi väljakutseid nende vabade rohealade leidmisel. Ja üks võimalus tegelikult, mida Tallinn peaks hakkama rohkem kasutama, on katuse haljastuse peale mõtlemine ja selle korraldamine. Tegelikult linnas leiaks küll selliseid hooneid, mis kannataksid ka sellist katusehaljastust aga selle puhul on kindlasti väga tähtis rõhutada, et see haljastus, mis me katustel hakkame planeerima, et selle võrra ei väheneks maapinnal oleva haljastuse osakaal. Sest et kipub ka nii olema, et arendajad on kavalad ja mõtlevad, et nad asendavad siis maapealse haljastuse osakaalu katuse omaga. Siis selleks, et ehitada võimalikult täis see krunt, aga see ei oleks jätkusuutlik ja me ikkagi vajame sellist loomulikumat keskkonda linnas ka.